Mis oleks, kui saaksid minna ajas tagasi ja kogeda koos oma lähedastega uuesti hetki, mida ikka ja jälle meenutate. Ees ootab retk radadele, kus mälestused taas ellu ärkavad. Lähme sõidame. Ahoi, ahoi! Tšau! Hakkame ilusamatest inimestest peale. Tšau! Tšau! Näed hea välja nüüd ikka ja... Ise ka. Sina ka. No ja ma tahaks näha, mis sa mulle ütled. Tere! Ma ei saa öelda, et sa näed hea välja. Tere, sõbrad! Kuule, aga meie praktiliselt veerand sajandi tagune auto näeb ka hea välja. Jah, eks ta muidugi on natukene kulunud aga armas. Täna keeran mälestuste radadel rooli mina, näitleja Helena Lotman, ja viin suvisele väljasõidule oma maailmaränduritest vanemad Maris ja Tiit Pruuli. Aastal 2002 asus Tiidu juhtimisel hulljulgele retkele ümber maailma reisiseltskond nimega Rolling Estonians ehk veerevad eestlased. Nende seas olin ka mina ja minu ema. Toona tehti maailmale ring peale 3 maasturiga, millest ühte võib Eesti teedel kohata veel ka tänasel päeval. Üle 20 aasta on Helena nimelise auto eest hoolitsenud Raido Rüütel. Tiidu kõrvalt teine veerevate eestlaste juhtfiguur. Mina ei mäleta tegelikult täpselt, kuidas see Helena nimi ikkagi pandud sai. Tuleta palun meelde. Ma helistasin sulle äkki Kagu-Aasiast või oli kuskil Lõuna-Ameerikas. Ja midagi seal auto juures tegin ja ma mõtlesin, mida raisk, et küll see auto väärib nime. Ja siis jõudsin selleni, et küll see peaks olema nagu kellegi nimi. Ja kuna siis mu armas ristitütar tuli meelde, sa olid 11-aastane, kui sa meil istusid mul kõrval seal ja kui me 3 sõitsime operaatoriks oli Veiko Taluste ja siis ma helistasin su emekesele ja ütlesin, kuule, et tee mulle kleepsud, et ma seletasin ära ka, miks vaja on. Helena lõpetas ju põhikooli, kui meil on pilt Helena pidukleidis sina ja just selle sama Helena juures, eks sa olid lõpetamisel. Ja vist oli nii. Raido, ma mäletan rollingute ajal, sa tegelikult õpetasid mulle rohkem ilmselt, kui sa isegi tead või aimata võid. Õpetasid mulle reisimise kohta, üksteise hoidmise kohta, hommikuti, kui me jooksmas käisime, õpetasid, kuidas rahulikult sisse ja välja hingata, et ma sul sabas suudaks püsida ja ära ei väsiks. Ütle nüüd midagi, mida ma peaksin teadma enne, kui ma esimest korda Helena rooli päriselt istun. Kõigepealt hinga sisse ja rahulikult välja ja 3 korda ja siis peopesad higist puhtaks ja siin pole rohkem midagi. Tähendab, ta on tegelikult väga hea auto. Ta on, algu ta tundub nagu niuke rohmaks. Muidugi, pidurusmaa on pikem. Automass on suurem, eks ole. Ta pöörab natukene kangemalt võib-olla ja mis võib tänapäeva autoga võrreldes. Ma arvan, et läheb sul 20 minti aega. Ja sa tunded sinder. Ta on ju mõnus. Nagu ikka säti iste omal paika ja mina sõidan väga kõrge seljatoega, et kui sa, sul võib-olla on, kõik teised tahavad sõita madalamaga. Mina ei taha. Okei. Ma sõidan nagu sina. Sellest me tegelikult ikka rääkisime sõiduaeg isegi vist. Nii, nüüd võid panna käima. Nüüd ta läheb tortasti käima. Kõik, lase lahti. Tore traktori hääl. Normaalne diisel, normaalne auto. Ja kui tahad omal mehele kirjutada kirja, siis sa saad siit liiatse kohe võtta, kirjutad sõiduaeg ja... Aitäh. Luban käed roolil hoida siiski. Nii, tšau. Tšau. Ja sõidame.
ikkagi õue peal on ka vaja suunda näidata, ikka nii korralik autojuht. Peab olema natukene tähelepanelik. Kui ümbermaailma reisil läbisid veerevad eestlased ligi 180 000 kilomeetrit, siis tänane teekond on pea 1000 korda lühem. Võtame ema ja isaga suuna Harjumaalt Järvamaale. Täpsemalt Oti tallu, kust on pärit minu ema Marise esivanemad. Ja ühesõnaga, kus me siis nüüd sõidame, me teeme reisi Järvamaale külla, mille nimi siin 2000. aasta Regio maanteede kaardil on Vedruka, aga mille nimesid ma olen kuulnud ka Viisu, mis on praegu kaardil mõni kilomeeter eemal. Meie vanad kirjad kõik ju, vanasti ju ikka vahetati kirju, kõik tulid ikka Viisu aadressil. Ja siis sinu ema rääkis Koordi külast, eks ole, ja tänaseks on sellest saanud siis üks selline natukene kadunud maailm, aga... No meie jaoks väga ilus maailm, sest mina olin seal kõik oma lapsepõlve suved. Mai lõpus pandi kompsud kokku bussile, rongile või isegi taksoga sõitsime paar korda ja siis terve suve veetsime me seal maal minu vanaema vanaisa juures ja minu lapsepõlve juurde käib ikkagi see, et ma ootasin lauda ukse taga seda sooja piima, kui vanaema tuli, ma sain seal hobusega sõita ja ma olen näärnud, et kui me Rocca al Mare taolistes talumuuseumites käime, et siis ma tunnen ennast nagu Metusala, sest ma tean kõiki neid asju. Ma tean need päriselt, need rippusid meil, ma enamasti tean, mida nendega tehti ja kuni vanaema ja vanaisa elus oli meil seal ju kõik korralikud põllud ja loomapark. No ja siis mõni aeg hiljem veetsin ju mina kõik oma lapsepõlve suved seal. Kõige ilusamad ajad minu lapsepõlvest ja samas täis igatsust teie vastu, kui teie olite tööl või reisil. Ja siit lähen paremale või? Ja nagu sa ütled täpselt, et ühest küljest on see nagu kadunud maailm või nii mõndagi oli seal kadunud selleks ajaks, seal ei olnud enam hobuseid, lambaid, lehmi, vist mõned jänesed olid. Jänesed olid minu jaoks ja siis pärast teie jaoks. Jah, aga jah, selles mõttes, et see koht on ikkagi oluline meie jaoks, sest see annab võimaluse mõelda kõikide nende inimeste peale, kes olid enne meid ja on meile olnud olulised, kuigi see koht sellisel kujul ei eksisteeri enam. Kus me üldse viimati käisime koos? No meil on neid lühikesi sutsi, Tallinna lae peal purjetamist ja Käsmu metsas matkamist, neid on palju. Aga kus me nagu pikemalt koos käisime? Me oleme kuidagi käinud nagu komplekt pole täis. Jah, teie käisite Helenaga, meie oleme käinud Helenaga. Aga vaat, kuule, ongi nüüd niuke olukord, et me oleme üle, ma ei tea, kui pikka aja, tööasjad vahepeal, Helena lapsed, et üle pikka aja oleme kolmekesi reisime koos. Praegu on selline tunne, et gaas põhja ja teeme teise ringi peale või? Aga nüüd me jõuame Esnasse, me jõuame olulisse kohta mitmes mõttes. Esna raudteejaam, mis on sinu suviste maalemineku reisidega seotud ja selle kõrval pood, mis on seotud Helena maal olemistega ja poe juurest koju helistamistega ja igatsemistega. Ja praegu on seal perekond Rutede kaardikollektsioonist, Olev Soantsi kultuurilooliste kaartide kollektsioonist näitus, nii et me saame natukene ka võrrelda neid kaarte ja neid, mille järgi meie sõidame. Tegelikult on nii, et seda Helenat, kes siin käis, nüüd seda teie ei teagi, sest et siis teie olite linnas või reisil, aga kui ikkagi väga suur igatsus tuli peale, siis siia me saime tulla vanaisaga teile helistama. Seda juhtus, ma ei tea, nädalas korra äkki, kui oli... See on 2 kilomeetrit on talu, te tulite siit jalgsi? Ja, me tulime rattaga, vanaisa võttis oma ratta pulga peale või pakikale ja siis me sõitsime siia, kui igatsus oli ikkagi juba väga suur nädala ja kui mõtteid oli kogutud, mida tahaks kõik emale isale rääkida. Ja siis siia me tulime, sõitsime üle põllu ja sai teile helistada ja pärast seda sai lohutuseks veel jäätist ka siit poest.
Esna poest osta. Aga lähme siis sisse, vaatame, mis siin täna on. Lähme vaatame. No nii, tervist Siitpere rahvas. Me tahtsime, Helena tahtis tulla poodi jäätist ostma, aga seda võimalust vist enam ei pakuta siin. Natuke jäite hiljaks. Et jah, siia tere tulemast meie poemajja, see on meie kodu. Me oleme siin juba aastast 2006 ja siia siis üllatud ja siukse hämarasse poemajja siis on hetkel tehtud meie kuldtikkimistöökoda, kuldamistöökoda ja galerii. Ja ma saan aru, et matkasellid jõudsid õigel hetkel, et meil on hästi palju kaarte väljas praegu. Õige tore. See sobib ideaalselt ka selles mõttes, et me ikkagi meie reisid, ma loodan, et ei ole ainult niuke IHH ringisõitmine, eks ole, vaid me püüame natukene tarkuse terakesi ja kultuuri ka vahepeal endasse koguda oma reisidel. Ja ma juba näen merenduslikke kaarte, mis on loomulikult kõige ilusam algus kultuuri kogumisele. Need on siis Olev Soantsi kultuuriloolised kaardid, mis on pärit Rutede perekonna kollektsioonist ja nüüd üks osa sellest on siin väljas, eks ole. Ja Soants, tal on 100. sünniaastapäev ja Ruted on tänuväärse töö teinud, kogunud kõik kaardid kokku ja teinud üle Eesti mitu näitust. Üks on siin ja oluline ongi võib-olla välja tuua, et iga kaardi taga, et Soants on trükimeister. Tema valdab tehnikat ja on suutnud selle asja eest vedanud, aga iga kaardi taga on oma valdkonna tegelikult tipptegijad Eestis, kes on siis selle temaatika kokku pannud. Minule Soantsi kaardid muidugi lisaks tehnilisele, trükitehnilisele meisterlikkusele, mida ma võib-olla nii palju hinnata ei oska, aga nad on põnevad, nad on nagu keskaegsed rändurite kaardid, eks ole, kuhu joonistati peale 7 peaga lohed ja kõik igasugu põnevused ja asjad, mis kaugetel maadel olid ja siin on samamoodi kõik purjelaevad. Soants ise vist on küll öeldud, et Mellini kaardid 18. sajandi lõpust on tema üheks eeskujuks, eks ole. Ja, no tal on mitmed eeskujusid ja üks väga suur eeskuju on tal oma vend, eks ju, kes oli siis geograaf ja kaartide taga, aga võib-olla mis on olulisem, ongi öeldud tegelikult, et iga kaart, siin on 10 kaarte väljas, aga kokku on neid ju kordades rohkem, et iga kaardi peal on mitmesaja leheküljelise raamatu jagu infot, nii et see on tohutu töömaht koos ja väga huvitav lugeda kõiki neid. Esna galerii ehk endise Esnapoe hoone ehitati 1930-ndatel, kui külaelu oli tänu kitsarööpmelisele raudteele kihama löönud. Viimane rong Türi-Paide Tammsalu liinil väljus Esna raudteejaamast 1972. aastal. Mina tulin Tartust maale sagelirongiga ja siis me oli ümberistumine ja viimane ots oli kitsarööpmelisega. Mäletan, et see on siis see Türi-Tammsalu kitsarööpmeli raudtee, mis läksite Esast mööda? Jah, ja siis need vagunid olid hästi kitsad, nii et ma mäletan, et me istusime isaga niimoodi vastastikku, oli üksiste ja seal mina õppisin lugema. Minu jaoks seostub see punane maja lugemisoskusega, sest me jõudsime kohale, isa ütles, et sa oskad lugeda. Ma ütlesin, et ei, sest ma kujutasin, et lugemine on midagi niisugust, et ma teen raamatu lahti ja see tekst tuleb mulle pähe. Aga see, et ma pean ise veerima, see ei ole veel oskus. Nii et ma järelikult pidin oskama lugeda, ma olin 6 hiljemalt, sest siis pandi see asi kinni. Ja ta ei ole ju Oti talust väga kaugel, nii et ma seda mäletan kogu vanaisa alati rääkis, et kuulete, rong tuleb ja rongid käisid siis väga täpselt, Šveitsi täpsusega ja kõik panid siis see kell pandi siis õigeks alati, kui ta oli paar minutit edasi või tagasi käinud. Ja me tulime siia, ma mäletan lapsepõlves ikkagi vanaisa rakendas hobuse ette ja me tulime selle kolla, mitte kahjuks vedruvankriga, see oli selleks ajaks juba nagu museaal, aga me tulime selle tavalise koliseva hobuvankriga, kõik kotid ja kodinad peal ja vahepeal hüppasime maha ja astusime jalaga neid ämmadosse. Neid kasvab siin tee peal kõvasti. See oli 1,5–2 kilomeetrit. Ära unusta. Aga mida ära unusta, ei saa aru, mingi silt, mis ütleb ära unusta. Välja anda hoiatust. Siin on mingi vana pott ja vana ahi. Vaata, neid enam ei ole. Helena, kas sa tead, mis see on? Mis asi? Uksestopper? Ei, see on, kui sa tuled poriste jalgadega Oti talust ja astud ilusasse puhtasse ruumi, et osta pilet, siis sa teed nii. Ma arvan. Kuhu siit üldse sõita sai? Kas teie sõitsite alati ühte marsruuti või oleks see kõne alla ka tulnud, et kuule, täna sõidame hoopis sinna? Elu oli nii palju aeglasem, et selliseid asju, et täna sõidame sinna, homme sinna.
Ma igatsesin neid küll juba lapsepõlves, aga see ei töötanud. Siis oli aega oli nii, et kooliaasta lõppes, ema oli õpetaja nagu vanaemagi ja siis pakiti kõik lapsed peale, toodi terveks suveks siia. Jah, seda ma mäletan, kuidas sina rääkisid ikkagi, et kuidas see pakkimine ja siia tulemine ja terve suve siin elamine, sest meie ka ju arvame praegu, et me oleme terve suve käsmus, mis tegelikult tähendab, et me iga nädal sõidame vähemalt korra 2 käime kuskil. Ja see oli nii, et ma mäletan, kui ma juba suurem teismeline olin, ega ma siis ei tahtnud enam olla, siis ma tahtsin ikka juba rohkem oma asju ajada. Ja siis ma mäletan, et 3-4 päeva olid võõrutusnähud, mitte telefonis seda meil ei olnud, aga nagu, et see tempo läks ja siis ta läks niisuguseks rahulikuks. Sa lugesid, käisid metsas, need rabad, siis me ratsutasime veel siin ja kõik see. Ja linna tagasi minnes oli täpselt sama. Linnakodu tundus tohutult väike, tohutult kiire, nagu mõttetu. Läks 3-4 päeva, mõte tuli tagasi, nii et noh. Meie toodust küll. Minu ema mälestused Oti talust on seotud eelkõige 2 vanema venna, vanaisa Otto ja vanaema Miinaga. Mina veetsin siin suved oma õe Maarja ja oma vanavanematega ehk Marise vanemate Luule ja Margusega. Ega pärast sinu isa ema surma ühtegi suve siin ju me veetnud ei ole, eks ole. Ei ole. Alguses nagu käisime veel rohkem, aga noh, nüüd on nii, et Helena ja Eno Martin paar korda aastas püüavad siin enam-vähem korda hoida. Ja, uut metsa teha. Ja. Aga kõik see algas? Mina tean oma esivanemaid siit umbes aastani 1710. Aga nüüd juba konkreetsemalt nagu need hooned, millest osa on siin veel järel, 1881 siis osteti talu päriseks ja siis on siin rehevaremed, mille küljes oli siis vana talumaja nagu vanasti ja siin oli laudahoone ja siin oli aidakompleks. No lauta ei ole ammu ja nüüd need aidad olid kõige põnevamad lapsepõlvemaad. No siin olid veel tühjad viljavakad ja siis need tünnid, kus soolaliha hoiti, et selle tegu oli niisuguse mõistlikult hakkava saama taluga, kes nibin-nabin pääses Siberisse saatmisest. Keegi küsis, et kas need on uuema aja asjad. No see sõltub, kuidas ma ennast nagu hindan, kas ma olen vana või noor, sest need on nagu minuaegsed, et kui kõik oma... Nad on sinu tehtud? Nad on minu tehtud. Nad on Seenela, jah, see oli võib-olla... Ütleme nii, et vanaema ema olid õpetaja, minus oli ka õpetaja veri, kes tahtis öelda, seda seent ära metsast korja, sest see on kärbse seen. Ja siin me mängisime, seal oli meil, seal kus jänese pilt on, seal oli meil jäneste puur. Aga need juba joonistasime meie. Ja need joonistasite, te ahvisite meid järgi ja vanaema Luule armastas neid kõik lapikud kivita värvis nendeks lepatriinudeks ja siis te tegite selle järgi seda ka. Ma ei söö jänese liha sellest ajast peale, kui me suvi otsa kasvatasime jäneseid ja siis talveks nad viidi hoiule naabrite juurde ja siis meie jõulupraad oli õudselt jänese moodi. Ja siis ma ikka ammustasin selle läbi. Läiksid lapsepõlve traumasid ka. Ja siin on see tamm, kus olid minu ja Maarja kiiged 2 pool. Minu kiik oli siin pool, Maarja kiik oli seal pool. Siis olid kõik puud nii väikesed, et vabalt saime kiikuda praegu kiiguks siia elupuusse. Ja seal on see kaev, kui mina oma isa käe all Moskvitš 412-ga oma Soonase rohelisega alustasin autosõiduõpinguid, siis kõigepealt ma käivitasin auto, käik oli sees ja hüppasin vastu seda kaeva. Ja siis isa ei õpetanud mind mõni kuu. Vist alles järgmisel aastal sain uuesti rooli. Aga seal kaevu kõrval kohe see tundus tõesti nagu mägi. Ma saan aru, praegu see on vaevu kallak, eks ole, aga kõik tundus siis suurem. Siin vanaisa Margus õpetas mind rattaga sõitma. Ja mäest alla. Selle kõrval. Oli, jah. Siin lakas ma olen kõvasti maganud kunagi. Aga nüüd pole enam lakka ega heinu. Aga redel on. Redel viib ikka veel üles. Katsu sina redelita pöödingule minna. Aga see ongi väga sümboolne, et lakka ei ole, heinu ei ole, aga redel, millega ehale sai minna, see on alles. On jah.
nagu Tiit ütles ka, siin me käime korra suve jooksul, korra 2 ja Tiit ütles küll, et me teeme siin natukene tööd, aga isegi rohkem. Ma ütleks, et me lihtsalt jalutame siin, me jalutame ja räägime oma lastele nendest inimestest, kes kunagi siin olid, nendest lugudest, et see on selle koha puhul kõige võluvam, et ta annab võimaluse ja ruumi teha korraks see ajarännak ja kohtuda nende inimestega, kellega me tegelikult ei ole kohtunud. Kellega ei ole kohtunud, aga mis on nagu selle kohaga, et nõukogude ajal seisis niisuguses torus see ajalooline dokument, kuhu on Hans ka siis alla kirjutanud 1881 selle talukoha päriseks ostmise paber, mis nüüd seisab siis meie raamatukogu toas, meie kodus ja aitab seda aegade sidet nagu säilitada, et see on üks tore koht, kus seista vahel või istuda ja kui on niisugune ilus päev ka, et võtta mingid vanad pildid, mul on mõned vanad pildid kaasas. No siin on nüüd vanad rehevaremed, mida me hoidsime siis elus selle oma tehtud nii-öelda tünnkaminaga ja kus siis tehti palju muusikat ja naabrid käisid ja vahel tuldi linnast ka. No Otto oli jah sirge poiss ja ütles, et kui ta sõjast ka tuli, et siis oli ta siin külas hinnatud mees. Otto oli ju Miinaga ka kohaliku teatri aktiivne liige, nii et vähemalt ühes tükis, ma ei tea, selle pealkirja olid neil ka 2 peaosa. Nii et võib-olla sa said mingi pisiku juba sealt. Ja no niisuguses vormis siis sõideti siit samast õue pealt, see on see tagumine värav, mida enam ei ole, pakiti meid kõiki peale ja viidi Esnasse rongi peale. Mina olen siis siin see. Aga siin oled sina selle sama trepi peal. No on samasugune või? Tõesti. Jah. Et täpselt, no nii, siia me oleme saanud juba kohe siin samas maja ees ja oled sa õekesega ja sinu sünnipäevad ja suve sünnipäevad olid enamasti ju siin. Et siin sa said kisuga. Ja no siin on vanaisaga sellise tavaline, kuidas te musitseerisite. Et sina olid viioli peal, vanaisa oli akordioni või kitarri peal, et nii nagu siis kunagi. Ma ei mäleta, et see laulnud oleks, aga pilli mängiti küll kõvasti. Vot ja see, täpselt see, kus teie siis kiikusite. Seda te võisite päev otsa teha. Ja need kaevul on siis rakke ka veel olemas. Siit on näha, mis siis saab, kui muru. Jah, on mägi. No mägi, täiesti mägi muidugi, siit annab alla sõita. Ja siin on minu ema. Minu ema, kui ta on selline... No käib juba ilmselt. Ema jäi ju voodisse gümnaasiumi osas oma kopsuhaigusega ja naabripere tütar surigi ära ja temale ütles arst, et 5 aastat maksimum ja no lapsi kindlasti ei tohi kunagi saada. Aga emal oli seda Otto kuraasi ja krutskeid, et kui ta arsti juurde ükskord läks, et teil ei olegi kopsus vett, et just ma vist tigistasin selle eile tantsupeol välja. Et siis öeldi, tüdrukurivaim nii ei või, aga õnneks võis ja ta elas 90-aastaseks ja sai 3 last. Sai 3 last ja lapselapsi ei jõua enam ära lugeda. Ja siin on nüüd siis Otto enda vanemad. Madli ja Jaan. Madli oli ka siis väga range käega nagu õpetaja ja Jaan oli külavanem. Olid ajad? Olid ajad. Oota, enne tule korraks siia, Broon. Tule istu siia emme kõrvale. Kuidas? Nii, mul on siin kaasas 200 küsimust, mida küsida oma vanematelt, kui sa saad nendega aega veeta. Ma ei küsi praegu 200 küsimust, aga tulge, ma mõned küsin. Tulge 195. Jah. 196 peal ma hakkan jonnima. Tulge minu selja taha. Nii. Nüüd see siin, minu selja taha. No. Nii, praegu peab kuulama mind. Praegu see siin on üks punkt meie reisi jooksul. Aga reis jätkub. Nüüd, et suunata oma pilk tulevikku ja mõelda selle peale, kuhu me edasi reisime, kuidas me edasi reisime, siis ma küsin teilt mõned küsimused. Kui te arvate, et võiks olla variant A, siis astuge siia poole. Nii. Ja kui variant B, siis astuge siia poole. No ise jääb niikuinii alati vasaku ja parema segamini. Ühesõnaga juba läks keeruliseks, aga proovime. No. Nii, kõigepealt, kui minna reisile
siis kas eelistad olla roolis või kõrvalistmel? Roolis. No kuidas me lahendame selle olukorra? Kui no ma võin mõnikord kõrvalistmele ka minna. aitäh, sa oled väga lahke. Ma teadsin, et sa seda teed. Nii, edasi. Armastus võidab. Nii, kui minna reisile, kas ööbida keeris, jurtas või iglus? Keeris, jurtas või iglus? iglus. No sa tegid ära juba, ma ei taha sind ahvi taha, ma tahaks ka. Sest me oleme jurtas, me oleme ööbinud päris palju, aga Just iglus me mõtlesin. kumbki ei ole. Ei. Ja, me tahaks uusi asju. Ja. Me tahaks uusi asju. Hästi, otsime uusi. On tagasi. Kui me külastame oma järgmisel reisil ühte kohta, siis kas selleks on meremaalide näitus või kohalik koorikontsert? Ja lahku me läksime. Aga see meid ei takista, reis tuleb Ma ikkagi. tulen pärast muuseumisse, sa pead kuulama koori. No. Nii, kas reisida, kui ühe korra reisida koos minuga veel, siis olete nõus? Iseenesest Ja olete nõus? põhimõtteliselt, Siis kas 4-aastase minuga või 34-aastase minuga? Issa, ma tahaks mõlemat. Ei, nii ei saa või? Saab ikka. Ükskõik, mis vanuses ma reisin teiega. Teie reisige minuga. Sama. Väga hea. Sa said 4-sega, hakka jumala hästi hakkama. Ei, sain muidugi, aga vestlused on läinud kuidagi intelligentsemaks. Aitäh. No söösid veel? Liiga koore lähedal või? Miks sa koore nii mahva või? Mis asi? Vesi. Kui sa saaksid reisi jooksul valida, kas sa loeksid oma reisikaaslase kõiki mõtteid või siis oleksid võimeline korraks vaigistama selle, kuidas kõik mõtted välja öeldakse? Ei, kõiki mõtteid saab lugeda ju. Ei, oota, ma sain valesti aru või? Sina tahaksid vähemalt vaikust? Jah. Mina tahtsin kuulata kõiki mõtteid, muidugi, see on huvitav. See, mida inimesed mõtlevad, on maailma kõige huvitavam asi. Jaa, aga kas sa pead seda non-stop tegema või? Kui ma olen valmis kuulama, mida sa räägid non-stop, siis ma mõtteid olen muidugi Ma ei valmis. saa näidata praegu. Teiega on väga lõbus. Aga nüüd, kas lähme koju või sõidame edasi? Me sõidame edasi. Kui nüüd siit Otilt lahkuda ja vaatamata sellele natuke kokku väinud katusele, kui ma enne ütlesin, et see on kadunud või kaduv maailm, siis ma tegelikult pean tegema korrektiivi, kui olen teid siin kuulanud. See on päris olemasolev maailm. See maailm on olemas. Eks ole? Nõus. Nii et siis lähme võtame Maarja, Jaan Joonatani, meie pered ja sõidame edasi. Sõidame edasi. Sõidame edasi. Sõidame edasi.